jõudsime Laitsesse. Eile kell 4 öösel saime selle auto lõpuks valmis ja nagu näha, siis see on ready to drift. Saime tehnilise napilt läbi, siin on järgmiseks korraks paar asja vaja fiksida. Grillil ka auto valmis, pole veel tehnilises käinud. Kas saad läbi tehnilise või? Ma arvan küll, jah. Ega midagi rasket pole. Kõik on täpselt nagu eelmine aasta, lihtsalt teine mootor, kõik muud sama. Tegelikult ei ole, aga video jaoks on põhimõtteliselt kõik sama. No kuna ma sain juba tehnilise läbi, siis oota, ma tahan seda peeglit korraks näidata. Mul on 50 tehniline või 48. Ma ei mäleta. 50. Seda peeglit. See on küljes. See toimib. Et nüüd meil natuke aega trennideni. Mul ei ole veel rehvitki kohal, nii et peaks millalgi jõudma, aga ma ei tea millal. Ja auto sõitnud ju ei ole sellega, pole aimugi, kuidas see käitub. Nii et noh, tegelikult on sama auto, peaks samamoodi käima. Et vaatame, kuidas läheb. Siis peame ära tänama Funrendi, kes meile telgi andis. Siis meie sponsor trailerrent.ee, kes annab meile trailereid, et me saaksime võistlustele kohale. Ja kõik nimed said auto peale. Okei, no siit on 2 nime veel puudu, sest et need kleepsad läksid natukene lappesse. Siis, oota, näitame teiselt poolt, sealt on see kleeps ilusam. Kirilli puhul viur auto. Suurelt. väga suured. Jah. Aga need tänu neile on autoks valmis. Täpselt. Siis mul on natuke väiksemalt, aga Max Speeding Roads. Nii et kõik sponsid värgid on olemas. Eriti äge on see, et meie autod näevad põhimõtteliselt ühesugused välja, kui siit vaadata. Sest et noh, me lihtsalt driftime, meil ei ole vaja mingid expert-liverisid. Allmetallik diisel ja läheb, on ju. Jah. Kurat, ma ei teagi, kas ei taha endale oranži suundusi panna? Ma ei tea, kas ma tahan endale valget ka olemas, et paneks ikka endale valget. Aga samas paneks ikka... Ja paned ka bariidid põlema veel, vaata, usakad. Mul on. Põled, peaks endal ka siis tegema, et siis on eriti hea. Igatahes Kirill käib tehnilises ära ja varsti hakkab trenn ja vaatame, kuidas see nädalavahetus läheb meil. 5 minutit pärast on tehniline. Aga meil on praegu joone peal Johannes Tiitus, minu ennast mees, kes ma siin kusagilt olen kuulnud, et on väikese katuse teinud vahepeal trennides. Noh, väikese, keskmise või suure, see on igaühe enda otsustada, aga katus tõepoolest oli ja on tal kerevahetus läbi tehtud. Ja tundub, et ei lase mees ennast sellest häirida. Sõitis siin trenne täitsa arvestatavalt kaasa ja praegu edeneb ka rajal täitsa enne vähem. Tema driftikarjäär nii-öelda on erinevate autode ja sellise odavama tehnikaga on siin jaurab. Ja number 46 Johannes Tiitu läheb meil praegu peale. Just
Johannes Tiitus, minu arust mees, kes ma siin kusagilt olen kuulnud, et on väikese katuse teinud vahepeal trennides. No, väikese, keskmise või suure, see on igaühe enda otsustada, aga katus tõepoolest oli ja on tal kerevahetus läbi tehtud. Ja tundub, et ei lase mees ennast sellest häirida. Sõitis siin trenne täitsa arvestatavalt kaasa ja praegu edeneb ka rajal täitsa enam vähem. No tema driftikarjäär nii-öelda on minu arust mitte just väga nagu sujuv olnud, et erinevate autode ja sellise odavama tehnikaga on siin jauramist olnud esimestel hooaegadel ikkagi päris palju. Minu arust kas nüüd see on 3. äkki tal, kui ta nagu ametlikult sõitmas käib või on teine või? Teine kindlasti, jah. Teine kindlasti, aga anname aega ja tema tegemisi saab ka näha kindlasti YouTube'i vahendusel, et ja stardijoonel on meil Silver Kiik, tema on siis see teine mees, kes eelmisel ja number 46 Johannes Tiitus läheb meil praegu peale, just Drift Team ja kuda siis Tiitusel selle ringiga kokkupanek õnnestub. No savaklipp on väga shaky, ei saa sealt seda kätte väga hästi lõpuosa, kui siis vaid. Ja ninaklipist tuleb ilusamini üle. Püüab seda hoogu nüüd saada ja saab ka külje ilusasti ette, nii et no loodetavasti punktid käes. Tundus jah, et autoga oli päris palju võitlemist, et see Max Speedigrossi kiri oli seal auto külje peal, see on nagu vihje ilmselt sellele põhjusele, et miks nii on. Ta on nagu elu päris tihti näidanud, et sealt tuleb pahangust päris palju. Oi, väga siuke terav ütlemine praegu oli. Aga see on tõsi, et saime treenisõidud sõidetud, sõitjate koosolek oli ka ära, nüüd hakkavad vaikselt tandemid pihta. Kuradi trenne me ei filminud. Alguses oli suht võõras, polnud nii ammu sõitnud selle autoga ju, aga lõpus tuli juba päris hästi, nii et lootust on, et see aasta saab väikses mõned punktid kätte. Auto oli muidu päris hea, ei ole palav on ainult, Kirillil läks ka suht hästi, mõlemal jäid autod terveks, ise jooksis minema ja nüüd meil natuke aega, sest et numbri järgi hakkab see kuradi, mis asi nüüd, kvall ja siis meil on suht suured numbrid, me oleme suht taga, nii et ma ei teagi, mida me teeme nüüd nii kaua. Lähme sõidame lihtsalt. Jah, davai. Kvallit said sõidetud. Ma sain oma esimesed korralikud punktid. Esimesest sõidust 51 punkti, 29 koht, nii et top 32 olen sees. Kirill, kuidas läks? Hästi, väga hästi. Mitu punkti, ma olen? Kirill sai... Oota. 12 ja 67 punkti. Siis päris hea, 12 koht ja 67 punkti. Kelle vastu sa homme lähed? Järve. Kristjan Järve. Ja ma sõidan mingi lätlase vastu, mingi Kruuse vastu. Nii et me oleme homme hommikul tandemid. Ja tähtis on see, et me saime mõlemad edasi. Jah, lõpuks, esimest korda. Oli ka aeg, nukid. Aga mul on autoga väike probleem. Mark ei taha videosse jääda. Siit alt on, ma ei tea, kas see paistab, see volla on natuke siit otsa pealt katki ja see lekib rooli või mulin, nii et tõenäoliselt me peame homme siia veits varem kohale tulema ja kuskilt täna volla leidma, et see korda teha, et me homme üldse sõita saaks. Ja rehvidega on omaette ooper, nii et ma ei tea, lähen minema siit tänaseks. Täpselt. Ma kustutasin videoidel. Jõudsime tagasi teiseks päevaks. Kell on mingi kuradi 8:30, kell on kohe 9, 8 minuti pärast hakkavad tandemid. Vaatasime rehvid ära, tegelesime veits selle õlilekkega, saime selle peatatud ja nüüd lähen vaatame, kuidas siis mu esimesed tandemid lähevad. Kirillil on juba teist korda, eelmine aasta tegi ka ühe korra. Aga lähen pomm hullu.
ja siit edasi ootuspäraselt Aleksandr Vlasovs. Aleksandr Vlasovs advances to the top 16. No nii, ei tavanud praegu ära, mis need numbrid seal on. Mõlemad 2 all metallikaga, õnneks mitte diislid. Mõlemad 46 ja kes sealt tulevad nüüd hirmsa hooga üle, küpsetab üle joone. Ei näe ka siit poolt. Trailerirent.ee on suur toetaja siin. Tiitus oli see. No nii, siis need olid Jurjus Kruuse ja Johannes Tiitus. Eile korra sai nagu räägitud, et üle joone tulles, üle finišijoone tulles peab ka ikkagi auto sõidu suunas jätkama. No just, et autot tuleb kontrollida ka peale raja lõppu ja peale finišijoont spinni tegemine võrdub ka ikkagi lõpetamata sõiduga. Aga jätkame uuesti nüüd Tiitusi sees ja Kruuse talle järgi. Saab Tiitus päris hästi eest minema, aga Kruuse lõpeb päris kenasti sinna koha järgi ja ei lase Tiitus kuhugil eest ära. Poole vahetus peab korrigeerima eest, selle sõidu päris keeruliseks ja eessõit õnnestus ikka oluliselt paremini ja sundis Tiitus päris hästi eest minema, aga Kruuse lõpeb päris kenasti sinna koha järgi ja ei lase Tiitus kuhugil eest ära. Poole vahetus peab korrigeerima ees, muidugi teeb selle sõidu päris keeruliseks enda jaoks, aga tuleb ilusa joonega sealt üle joone, nii et selles eessõit õnnestus ikka oluliselt paremini ja sundis tagasõitja eksima. No hea küsimus, mis nüüd siin saab? No Juris Kruuse autoga on päris keeruline sõita, et kui seda vedrustuse käitumist vaadata, see võib olla taotluslik, aga pidamist kindlasti see annab, aga väga täpne peab olema oma sõidutehnika ja ei pane ja poole. Ma ei tea, kus Johannes on, aga meie autod on nüüd treila peal ja suur aitäh trailerent.ee, sest 2 autot, haagised, eriti Jossi oma, mis ei ole isegi arvel, et kuidagi on vaja vedada ja trailerent tuli meile ilusti appi ja kõik on hästi, autod on ilusti peal, ebamugavus ei ole, kõik on lihtne loogiline. Ja näeme juba järgmine kord Kulbilohus. Võib-olla. Võib-olla. Ei, lähme. Ei, Kulbilohu jah. Me ei lähe Lätti, me ei lähe. Jaa, Lätti ei lähe, Kulbilohu läheme. Raudselt tuleb veel trennipäev, aga peale trenne näeme Kulbilohus. Ja läheb hästi, ma loodan seal meil. Uus rada mitte keegi pole sõitnud, seega keegi peab ju võitma. Kena õhtut. Mida iganes. Mis me jõudsime Laitsust tagasi või tegelikult vist on nüüd 2 päeva möödas või 1 päev, aga ma ei viitsin seda video lõppu ära teha, nii väsitavad päevad olid. Igatahes üldiselt võib rahule jääda, kõige tähtsam on see, et auto jäi terveks. Sain ka lõpuks esimest korda tandemitesse, mis ma ma arvan, et ma ei oleks neid tandemeid võitnud, kuidas ma sõitsin, aga kuna ma keerasin peale finišit veel spinni ka, siis tõenäoliselt see oli kõige suurem põhjus, miks ma siis sealt välja langesin, sest et peale finišit tuleb otse edasi sõita. Kirillil ka midagi juhtus, ma ei mäleta täpselt, mis tal oli, mingi teema tal oli, midagi läks lappama ja siis ta ei saanud vist, ma ei mäleta. Ta pani rajalt välja esimene kurv. Vist küll jaa, ei tal oli esimese kurviga oli tal mingi jama, ta ütles, et tal oli mingi jõuteema, aga mitte midagi tõsist, pärast sõitis jälle edasi ilusti. Ütleme nii, et üldiselt võib rahule jääda, et vallis 51 punkti on minu jaoks kõige parem tulemus, mis ma saanud olen. Päris neid õigeid tulemusi ei tea veel, nii et päris täpselt ma veel ei tea, mitu punkti ma sain selle võistluse eest. Seda ka veel täpselt ei oska öelda, millal järgmine võistlus on, nii et järgmine nädalavahetus Lätti ei lähe ja siis vaatab, millal järgmine kord rajale jõuab. Ühest asjast unustasin rääkida, vahepeal sai auto omale natuke paremat jahutust või originaal-jahutust põhimõtteliselt. Nagu vana Max Speedingrods saatis mulle
selle 46 originaal elektrilise ventika. Toimis päris hästi, no tutikas radikas on ka ees ja jaotas ära küll selle kuumusega, mitte ühtegi korda ei läinud isegi üle poole ja pidas hästi vastu, nii et selle link on all descriptionis ja mu koodiga saate muidugi soodukat ka veel sealt MaxSpeedingu lehelt. Nüüd siis ongi, kuna aega on veits, siis tuleb natuke mõelda, mida selle autoga edasi teha. Siin taha tahaks teha checking pointi ja mingeid asju tuleb siin veits timmida, sättida, mis kiiruga said poolkõvalt kokku tehtud. Piduri tuled. Jah. Lagi tuleb sisse panna ja mingeid väiksemaid asju tuleb veel näppida, et need natuke nipet-näpet korralikumad oleks. Ja ma praegult täpselt ei teagi. Mida tehniline auto kohta ütleb? Ma rääkisin, tehnilisest oli suht hästi ju kõik. Kas ma ei rääkinud sellest, mis tehniline räägib? Tehnilises oli kõik hästi, sumpsi otsa pidin lühemaks lõikama. Vähena garaažilt ruttu kiirelt võtsin relaka, tõmbasin otsa maha ja oligi hästi. Roolivõimule tuleb panna catchcan. Siis roolivõimu üks volla läks ju katki või noh, ma ei teagi, kas see oli enne katki või see läks katki, igatahes roolivõimu hakkas lekkima, siis tõmbasime selle kiirelt kinni, panime põhja kaitse alla, et midagi rajale ei tilguks. Ja sealt vist ei tilkundki, me seal veits aretasime, et sealt midagi läbi ei tuleks. Firewallis oli paar auku, sinna panime teibi peale, et sealt läbi ei paistaks ja et noh, kui midagi siin juhtub, et siis kõik halvad aurud ei läheks salongi. Selle cold air'i värki peab tegema, see teema siin ikka läks päris kuumaks ja noh, kuna see on, siis see ei olnud väga cold air, siis see oli nagu hot air intake, nagu ikka alati juhtub. Kapoti alt ma ei teagi rohkem. Siit on vist suht enam-vähem korralik. Et tahaks veel flantsid alla panna. Siis kurat, ma mõtlesin rehvide ära tuua. Rehvidega oli ka väike jama, aga õnneks Kirill laenas mulle oma rehve, aga laitses ei kulu ka mitte üldse. Nii et eks siis tulevastes videotes näete, mida on vaja teha ja mida me selle autoga teeme. Suured tänud siis. Siit on 2 nime puudu. Üks oli keegi, mul ei tule su nimi meelde, sorry, igatahes su perekonna nimi oli Luts ja siis perekond Luterid äkki, sest seal oli kirjas nagu Elterid. Ma eeldan, et see oli Luterid. Sellepärast ma seda ka ei pannud, aga ma panen need 2 ka veel siia peale. Suur tänu siis kõigile teile ja suur tänu MaxSpeeding Rootsile, et nad andsid mulle selle ventika. Veits nõme oli puid alla saada oma sponsori pärast. Tead küll, kellega ma räägin. Aga muidu oli täitsa tore üritus ja läks suht hästi. Ma lootsin natuke rohkem punkte saada, sest sõit tundus ilus, aga ma ei ole veel tegelikult isegi videot näinud, milline see täpselt oli. Nii et üldiselt jäime rahule, Kirill jäi ka rahule, tandemitega nii väga jäänud rahule, sest et noh, kui sa ikka järgmine hommik otse voodist põhimõtteliselt sõitma lähed, siis no ei ole enam sama, mis eelmine õhtu oli, sellepärast seal oligi veits seda käperdamist, aga muidu oli täitsa hästi, nii et näeme järgmistes videotes. Like, share, subscribe ja